Jah, need on venelased püssidega ja mundris. Marsivad Valga linna sisse. Kas tõesti on sõda lahti või on see unenägu? Vene vägi on üle piiri tulnud ja marsib otse Tallinna peale. Mine sa tea, ehk hakkavad jälle küüditama. Kui mõni pohmellis peaga Valga vennike kirsade marsitakti kuuldes aknast välja piilus, võis ta ennast kõigepealt näpistada. Eks ikka selleks, et unenägu eemale peletada. Et aga sõdurid marssima jäidki, tuli vennikesel ehk mõelda juba tikkude, soola ja kuibikute varumise peale. Siis ilmusid aga Saksa mundris Eesti mehed. Ja ühiselt kantakse raskus, küllap vaevlasel igavest meelde nüüd jääb, me relvade hävitab vastus. Nüüd lõi ehk pildi helgemaks ja ümberolijad võisid arvata, et Valga linnas käivad sõjafilmi võtted. Tahame võita ikka. No tegelikult on muidugi see asi on juba kokku lepitud, kuidas see lahingutsenaarium on, kes sureb, kes ellu jääb. Et see on tegelikult paika pandud ja siin improviseerima nagu ei hakka. Keegi kangelaseks ette ei trügi? Kõigile said sõnad... Kes peaks esimesena kuuli saama? Sõnad said kõigile peale loetud, et üritame ikka realistlikud olla, et mitte siin filmi jäljendada. Aga see pole ei film ega unenägu. Valgas peeti sõjaajaloo päevi. Paraadi korraldasid 13 sõjaajaloo klubi Lätist, Leedust ja Venemaalt, Peterburist, Moskvast ja mitmest Eesti klubist. Enamus osalejatest on oma ala tõsised huvilised, kes tunnevad sõjaajalugu peensusteni. Pole vahet, mis mundrit sa parasjagu kannad või mis rahvusest oled. Ühendab ühine huvi ja hobi. Kes nagu ostjad on siis? Põhilist meeste rahvad ja need on mänguasjad ikka täiskasvanud. On ta siis nagu frontline'i mehed, kes ostavad neid või lihtsalt kollektsionäärid? Lihtsalt kollektsionäärid ja paljudel inimestel ikka kuskil leiavad toru ja tahavad teda seina peale kuhugi riputada ja siis nad vaatavad ja ostavad neid. Põhiliselt rahval on väga palju relvi käes. Vot siin saab sellest aru. Kuulipilduja jupid lähevad hästi ja MG omad. Püssid, meil olid püssid, aga varastati ära, ma oleks praegu turule peale raadu. Põhiliselt ostetakse ikka seina peale. Tahab kuhugi riputada, saunu veel kuhugi. Mul endal ka kodus riputada. Siis parimad asjad, millel on luba olemas. Aga mis see kõik ka maksab? Mundrid, kiivrid, püssid, masinad. Mehed olid vastamisega tagasihoidlikud, sest mine sa tea, äkki saavad naised teada. Omaette vaatamisväärsus olid 18. sajandi Peeter esimese aegsetes mundrites ja relvastuses Narva klubi Preobrazenski polgu liikmed. Mehed näitasid Põhjasõja aegseid sõjapidamise võtteid. Täägirünnak olnud tol ajal selline. Aga kõvasti tehti pauku ka muskettidest. Ka soovijad said lasta ajaloolistest relvadest. Need on valmistatud tänapäeval Indias ja jõudnud Kanada kaudu Eestisse. Kärakas on kõva, silmad lahvatab tahma täis ja ega enne vaenlast ei näe, kui suits ükskord jälle hajub. Sellepärast muide olnudki 18. sajandil mundridki sellised erkpunased, et saaks lahinguväljal suitsu sees omasid vaenlastest eristada. Aga mõningat tulu toob klubidele osalemine filmivõtetel
nii saadakse vahendeid oma harrastuse tarbis. Lahingute rekonstruktsioone lavastatakse ikka selleks, et omal oleks lõbus, aga kui see ka publikule meeldib, on muidugi veel parem. Nii tehti sõda Võrumaal Metsavenna talus metsavendade mälestussimmanil. NKVD-lased tulid simmanile ja siis läks metsavendadega madinaks. Timlar Reis, minge oma maale tagasi reive! Me legion Sandhoog ja kindel on ta rühm, sest kohustus püha meil täita. Eesti tulevik, see meie kõikide siht, mille eest tuleb surra või võita. Ilma publikuta tehakse aga erinevaid strateegiamänge kinnistel polügoonidel. Näiteks Eesti klubi Frontline käib paar korda aastas Ukrainas sarnasel üritusel. Mängitakse põhiliselt teise maailmasõja aegseid lahinguid. Ärge laske! Sel korral Valgas olid Saksa väed kaitsepositsioonidel ja ründajaks oli Vene vägi. Stsenaariumi järgi pidid kaotused olema kokku circa 80 meest. Ründajate poolel rohkem ja kaitsjatel vähem. Lahingu tandrist lendas mitu korda madalalt üle ka autentne sõjalennuk, mis andis ikka päris lahingutunde. No peale lahingut olid kõigil näod nalja täis, et langenud tõusid üles ja kõigil oli hea meel, et ilmselt järgmine aasta olete kõik siin veel suurema seltskonnaga kohal. Jah, et just oligi, nagu rääksime siis külalisklubidega Moskvast, Leedust, Lätist, Venemaalt, et kõik ütlesid, et tähendab ühesõnaga kõik jäid rahule ja lubasid järgmine aasta veel palju rahvast kaasa tuua ja ütlesid, et olevat olnud nagu 44. aastas, et selline tunne jäi küll lõpuks. Nüüd on nagu aeg siis rihm lõdvaks lasta. Jah, et teeme siis siin külalistele väikese peo veel lõpuks ja Vallerille, Valleroo, sest teid näha oleks igatsen mu kauneid neid, sest teid näha oleks igatsen mu kauneid neid. Valeri, Valera! Pole suureks.